sõprus, muusika, unistused põnevus ja poeetiline. Üks asi, mis mulle selles lavastusprotsessis on väga meeldinud, on koostöö meie kunstnik Martin Miksoniga, kellega koos me oleme loonud selle lavakujunduse, mis on siin minu selja taga. Ja see on tõeliselt põnev lava selle läbi, et esiteks selle lavakujunduse ja dekoratsiooni abil me tekitame muusikat. Me oleme loonud selle abil muusikalise kujunduse, helikujunduse meie tükki ja see on mõnusalt dünaamiline, et kõik ei seisa kogu aeg selle koha peal, kus nad stardiks on. Et see on üks inspireeriv teekond olnud selle maailma kujundamisel. Selles lavastuses on üks koht, mis võib-olla temaatiliselt kõige rohkem kõlksub kokku tänapäevaga. Ja see on selline hetk, kus inimesel on järsku terve maailm tema ees lahti. Tal on ülimalt palju võimalusi, kõik on võimalik, aga see ei mõju talle vabastavalt, vaid pigem hoopis ahistavalt. See, kui me teamegi, kust meie oma ühiskonnaga tuleme, kuidas selle valikuvõimalustega oli meie vanemate põlvkonnal ja kuidas siis ühel hetkel on niimoodi, et valikuid on rohkem, kui me suudame üldse nii-öelda ette kujutada. Et mis juhtub siis, kui ühel hetkel valikute rohkus muutub miinusmärgiliseks asjaoluks selle tõttu, et kohustus valida tekitab ärevust, depressiooni, hirmu, et tehakse valed valikud ja nii edasi. Et kus läheb siis see piir selle vahel, et mul ei ole üldse valikuvõimalusi ja siis selle koha peal, kus mul on neid natukene liiga palju. Et see teema on väga põnev, sest see toob endaga kaasa kogu selle suure inimeste vaimse tervise temaatika ja ma arvan, et see oli see teema, mis selle materjali juures nagu köitis. Ja seepärast olid õppinud klahve paitama ja noote silitama. Ma arvan, et vaataja võiks eelkõige siit ära minna hea tujuga. Ma arvan, et see on üks sedasorti teatritükk, mis on kõige paremas mõttes meelelahutus, ehk me püüame jutustada läbi muusika, läbi põnevuse, läbi väikese huumori prisma ühe loo ühest väga põnevast mehest, ühe legendi ja siis see nuputamine, et mis sellest võib olla inspireeritud päriselust, mis on kirjaniku fantaasia, aga igal juhul üks liigutav lugu ühel sellisel raske tööpäeva järgsel õhtupoolikul peaks olema küll garanteeritud. Kutsume teid Hobuveskisse vaatama Novetsentot.